get time to realize it's right before my eyes and I can take it. Tere tulemast siia Laagri Rivi katusele Unibeti rajale, aga enne kui katus sõidab, vaatame läbi selle ägeda fun'i väikse raja, mis võtab selle raja ilusti kokku. Ma olen praegu esimeses sektoris, ma olen kolmandas sektoris, ma olen esimeses sektoris, ma olen kolmandas sektoris, ma olen esimeses sektoris. Noh, basically you get the point. See on väike kompaktne rada ja natuke selline siseraja vaibiga, et siin saab rünnata neid rajapiirdeid mõnusalt. Kui sa natukene ei puuduta rajapiirdeid, siis sa ei tee seda õigesti. Ja oleme siin esimeses kurvis, mis võtab tegelikult selle raja iseloomu väga ilusti kokku. Sest, kuidas nüüd öelda, igal sõitjal on oma see nii-öelda bogey track, mida ta lihtsalt ei suuda välja mõelda. Minu jaoks on see Unibet. Ma armastan siin Laagri Rimi katusel olla. Siin on nagu jummala tuus, nagu me oleme katusel. Me lihtsalt oleme katusel, see on nagu väike oaas, see on lahe. Aga kurat, mul ei tule see välja. Ja üks mu vigasid on see, et ma tahan seda sõita väga agressiivselt. Ma tahan seda sõita niimoodi, et ma peaaegu ei pidurdagi. Aga siin peab targalt tegelikult sõitma ka kuiva ilmaga. Nüüd vihmaga, nagu meil täna on hoopis teistsugused olud. Ehk siis kaks asja. Loigud, üks asi. Noh, siin näiteks need äravoolukohad. Natukene võib olla rohkem vett kui muudes kohtades. Ja mis nüüd puudutab kurvi võtmist, siis loomulikult kehtib see tarkus vihmaga sõitmisel nagu alati. Manageeri hoogu, pidurda ilusti maha, suuna kartpiduriga õiges suunas ja mine siis ilusti vedavate ratastega. Ehk siis, kui sa oled kusagil vihmaga siin ja tegelikult ma pole seda kurvi vihmaga nüüd sõitnud, kuna see rada on uuendatud, nii et ma ei olegi kindel. Aga igastahes ma eeldaks, et kusagilt siit peab pidurdama ja siit ilusti vedavate ratastega kuni siis järgmise kurvini välja. Ja täna saab olema kindlasti põnev see, et sellistes vihmastes oludes tekib neid möödumisvõimalusi igasugustes ootamatutes kohtades. Hea näide sellest. Hüppame esimesest sektorist teise sektori poole. Näiteks raja üks kõige keerulisemaid kurve. Kurv, mis on minu jaoks nii kuiva kui vihmaga täielik kosmaar. Ma ei saa aru, mida ma siin valesti teen. Või noh, põhimõtteliselt ma võin igas selles rajakurvis öelda, ma ei saa aru, mida ma siin valesti teen. Aga siin ma ei saa nagu täiega aru. Olen siin näiteks Lukas Targaga, kes on selle raja üks sellised eksperte siin koos sõitnud ja ma ei saa aru, kuidas ta mulle alati, kas järgi tuleb või eest ära kaob. Aga mis selle kurvi point on? See on 180 kraadi. Kiire kurv. Kuivaga ka. Siin on vaja nagu väike lift teha kusagil siin kurvi väljaspool. Ja mis see trikk just on? Sa ei taha liiga palju kiirust kanda sellesse kurvi. Sest siis, kui sa lähed liiga suure hooga, tekib siin libisemine. Aga samas, see on ikkagi kiire kurv. Seal on terve pikk tagasirge ees ja sa pead selle ikkagi mängima välja niimoodi, et sul kiiruse kadu oleks minimaalne. Nüüd, kui meil on vihm nagu täna, see asi muutub veel keerulisemaks ja keerulisemaks just sellepärast, et katsu sa siin, eriti kui rajaolud muutuvad, seda õiget kohta ära tabada, kus sa peaksid kardi saama suunata, et siit niimoodi väike musi teha rajapiiretele ja ilusti välja kiirendada ja välja kiirendamisel on muidugi ülioluline asi, et sa võid tegelikult siia sisse sõita, kaotada kogu hoo sirgel. Selline kurv, et see teoorias ei peaks olema möödasõidu koht, aga ma garanteerin, et siin hakkab täna olema möödasõite puhtalt nende vihmaste olude tõttu. Ja vaatame ka üle mõned raja muudetud kohad. Ja nüüd tulles raja kõige kiiremalt pikalt sirgelt, jõuame me kõige suurema spinnipotentsiaaliga kohta. Just siin võib teha ühe korraliku spinni, sest kiirus on suur. See sirge ka, kus juures, kuna ta on kaldus, siis vihmaga sõites on see väga põnev. Paned gaasi põhja ja siis sa tegelikult terve selle sirge võitled selle kardiga ja sa jõuad siia välja. Ja nüüd tulebki see trikk. Loomulikult tahad hilja pidurdada ja siis tahad kõvasti pidurdada, aga siin, kui pidurdad kõvasti, spinn on väga kerge tekkima ja loomulikult ei saa tegelikult seda spinni lubada, sest kui sellises kohas spinn teha, noh, ütleme niimoodi, et siis sa
kui mõnedes kitsamates kohtades lähed pool spinni või midagi, no siis on veel see, et võib-olla kaasvõistleja ei saagi sinust mööda. Siin on väga lai osa, kuivaga on see üsna straightforward, aga praeguse seisuga on see tegelikult korralik väljakutse. Ja mida peab just silmas pidama? Või no tegelikult ma improviseerin, sest peab tõdema, et see kurv on siin alates kevadest. Ma pole kunagi elus vihmaga sõitnud, see on muudetud kurv, et rada oleks kiirem. Raja keskmine kiirus on kuiva ilmaga ka tõusnud ning tekibki küsimus, et kuidas seda kurvi vihmaga võtta. Tegelikult ei tea, aga mis on kindel vihmatarkus, siin tuleb kusagil ikkagi väike pidur panna, saada vedavate ratastega kart suunata sinna järgmise kurvini, kust kohast me lähme ilusa klassikalise pidurdusega, katsume siit seest minna, vaatame, et siia liiga välja ei vajuks ja olemegi jõudnud viimase kurvini. Ja vaat see on nüüd see kurv, kus nii kuiva kui vihmaga kehtib sama nii-öelda tõepära. Sa lihtsalt tahad saada selle apexi väga ilusti, mitte siia liiga välja vajuda ja siis lihtsalt kiirendada ilusti stardi-finiši sirgele. See on huvitav koht, sest siit on võimalik parema kiirendusega dramaatiliselt palju võita, aga sama stardi-finiši sirg on lühike. Nii et kui sa tahad siin alustada möödasõitu ja lõpetada see stardi-finiši sirgel, sa pead pagana hea kiirenduse tegema ja pagana otsustav olema. Ja mul on tunne, et täna ollakse väga otsustavad ning kindlasti saab siin olema väga põnev, et minu fänniteooria on see, et Karlsson katuselt, et Karlsson oli karditreener tegelikult ja ta viis väikevenna lihtsalt kuhugi katusele karti sõitma Stockholmi. Nii et see on igatahes kõige loogilisem teooria, mis saab olla, sest üks äge oas on siin ja täna saab üks äge päev olema. It's Eval time! Lähme vaatame siin tänast Eval Simrik Challenge'it. Tegu on Monza raja KTM-iga, üks väga äge pill. Just arutasime, et kas KTM-il on midagi uut ka tehtud ja tuleb välja, et on. Ning mis ma oskan enda kogemusest selle kohta öelda? Väga esiteks rada, kiiruse katedral, legendaarne rada, kuigi tegelikult põhimõtteliselt mitte liiga tehniline rada, mitte ka liiga lihtne, aga selline mõnus konkreetne surumine, et peab selle esimese kurvi 10-sse panema ja sealt läheb juba ilusti edasi. KTM on, olen temaga mingites muudes mängudes ka sõitnud, Simus vist siiamaani mitte, aga väga imponeerib. Tegu on sellise küllaltki kardiliku pilliga selles mõttes, et kui ta läheb sul käest ära, sa saad temaga päriselt, saad teda nagu päästa, sa saad temaga midagigi ette võtta. Ja
ja sellega on ka see, et nüüd on meil siin väiksed muutused, ehk näiteks meie amatööri klassi liider Romi Tamman on nüüd läinud profiklassi üle, mis mis oli ka õige, sellepärast, sest amatööri arvestus muutus igavaks. Aga mis on muidugi praegu huvitavam on see, et hooaja lõpus pannakse kokku ka kõikide aegade koondaeg ja siis vaadatakse, kellel on see kõige kiirem. Ja praeguse seisuga ma eeldaks, et see on küsimus on Risto Kappet versus Silver Jõhvert. Ja ei teagi, kummal täna on paremini läinud. Vist on, kui ma eksi, on Silver Jõhvertil on läinud paremini. Ja mis tähendab seda, et vaatame, kes selles arvestuses ettepoole jääb. Ja loomulikult Evalist rääkides, et vormel F4 meistrivõistlused on käimas praegu, nii et Evalil toimub veel asju küllalt. Kindlasti jõuab ka Eval see aasta Corneri saatesse, aga praeguse seisuga siis on meil järjekordne äge Sim-Riik Challenge. Ja ütleme niimoodi, et siin ma isegi korraks hüppaks rooli. Et siin paneme mikri kätte ja siis mis siis selle KTM-i puhul ongi väga mõnusalt kiirendab, selline sirgel, selline circa 230-240 tuleb välja ja väga mõnus kardilik masin, et just mis on tema puhul huvitav, et kuna tegu on tänava legaalse autoga, siis ei ootaks sellist siin kohe jäi kaamerasse ka minu ebakompetentsus, aga ei ootaks sellist pidavust, sellist responsiveness'i, et tegu on väga-väga hea ja sellise tegelikult võidusõidu autoliku tänavaautoga. Ja küsimus on nüüd selles, et kas seda saab autoks nimetada, aga mis iganes ta on üks äge kaadervärk ja loomulikult see Monza rada on ka midagi, siin nagu näha, karistab ka, aga üks väga-väga äge rada, sest õnneks on enamus kohtades nagu näha veel siin korralik kruus. Kahjuks nüüd, mida rohkem aeg edasi läheb, seda rohkem on need asendatud asfaldialadega. Kõige kurvem on ilmselt see, et paraboolikast välja minekul on nüüd asfalt, mis on natukene kahju. Aga mis teha ja loomulikult, mis on peamine asi, et Monsas need kiirused kasvavad, sa saad, siin näiteks oleme siin, lähme kohe Ascari kurvidesse ja praegu saime ka näha seda, et läksin natuke liiga kiiresti kurvi, aga selle KTM-i puhul on see kena asi, et sa saad ta tegelikult ära päästa. Ja muudest asjadest siin just suhtlesime, et tegelikult saab ka seda vana Monza versiooni siin sõita, ehk siis see, kus on see trekk, et täna me sõidame seda klassikalist F1 raja oma. Ja siin siis vana hea klassikaline paraboolika, kus siis ongi kõige tähtsam märksõna on see, mäletan väiksena, kuidas Lewis Hamilton ütles, et pole tähtis, kui kiiresti sa sinna lähed, vaid kui kiiresti sealt välja saad. Ja mul isegi praegu tuli enam-vähem normaalselt see välja. Ja üks äge ring KTM-iga, mis oli selline peaaegu proovisin ja vaatame, mis põnev Evali Challenge meil viimasele etapil on. Sim-Sima, who got the keys to my bimmer? Who am I? The girls them sugar. How can I make love to a fella in a rush? Pass me the keys to my truck. Who am I? The girls them love. And I, we make love to pressure. You a bubble again with deep like a bucket. Draw for your niggle and your niggle can't stitch it. Draw for your oxen like a bone, you wanna chop it. Draw for your big oxen like a bone, you wanna dig it. It's like a riverside up on the bank and you take it. It's like a bicycle so you want it and that. So you watch it, so you crash it, she a tell you say you grab it. Girl, she a beg you wanna ball, take it, stop it. Batman plug in and you move like a electric. It's like a ball, she take time out the vomit. You listen to me silent, you listen to me lyrics. I mean him and they and me a drop it. I said, Sim-Sima, who got the keys to my bimmer? Who am I? The girls them sugar. How can I make love to a fella in a rush?
Pass me the keys to my trucks. Oh my, the girls them lock. And I will make love to pressure. Anything she wants, I will give it unto she. I can't believe today my friend them tell me that she flee. I don't believe he's angry and I don't believe he's grief. I don't believe it's Susan or the other girls I breathe. Love for me, she have that is the only thing I need. I don't intend right now just to lose my main squeeze. Oh, Guantanamela, you want to love. Galileo, you want to have me body under pressure. Man, see your body all out in my sister. When your body right, just to know you got the power. But Sim Simma, who got the keys to my bimmer? Who am I? The girls them sugar. How can I make love to a fella in a rush? Pass me the keys to my trucks. Who am I? The girls them lock. And I will make love to fresh up stuff. I tell myself I don't want nobody else to ever love me. You are my guiding star, my shining light. I love you, baby. But that day you leave and you're gone, I know that girls, they going crazy. I know the girls love some, all of them are on come, cause the one of them want this, baby. The only. It's so good and no pleasant to anticipate when better to dwell together in precious unity. It's like a precious ointment run from the edge to the beard. If the ear and beard on the skirt of his garments and the Jew of Herman and the Jew of the sin in the mountain of Zion. Let me Selassie I command bless me for life forevermore. Yes, sire. I told you once and I told you twice that I am the girl them sugar. Now the girls them attract me and the girls them rush me because them are driving the Beamer. And the girls them flavor, I'm no slaver. I am the helper, no helper. And a girl just watch her, I want to hear her. And listen when the DJ say, Sim Simma, pass me the keys to my Beamer. Oh my, the girls them sugar. Out the night, make love to a fella in a rush. Pass me the keys to my trucks. Who am I? The girls them lock. And I will make love to pressure. Sim Simma, who got the keys to my Beamer? Who am I? The girls them sugar. Jeez. Ai, pura amici. starting to think that I'm dead. Wish I had a kill switch for my brain.
Nii, Risto, no praegu sul oli just vaja võtta vastu suur pettumus, et sa ei saanud oma klassikalisse ääre peal istumise poosi minna ohutuse tõttu. Total Rebel. Aga loomulikult muudes valdkondades pettumusi vist täna ei saa olla, et olgem ausad, suur samm tiitlile lähemale. See tegelikult läks väga hästi, jah. Õnneks jällegi ma kõvasti pingutasin, et tuleks vihma tänaseks ja siis ikkagi tuli. Nii et see oli hea ja ikkagi esimest korda see hooaeg ma tegin päriselt trenni ka. Ma käisin Illi-Rõgatasin trennis, tegin 2 sõitu kuivas ja siis täna hommikul tegin 1 sõidu märjas ka ja uurisin nagu alati ja kõiki videos ja asju ikkagi pingutasin, sest et siin see märjaga kvali on midagi väga teistsugust kui teistel radadel, et siin peab hoopis teistmoodi sõitma ja väga pingutama ja selle ma võtsin maksimumi ja sain väga hea aja ja see võitis need punktid, mis ma kõik täna sain, nii et seal oli see põhivõit, jah. No selle vihma teemal, kas sa olid ise ka üllatunud sellest, et võiks ju nagu arvata, et oled esimeses grupis, et siis natukene ei vea, aga tegelikult see aeg jäi päris hästi püsima, kuigi rada teoorias nagu kuivas, aga kiiremaks ei läinud. Jah, me seal soojendussõidus sõitsime ka Lukase ja Georgiga koos ja siis Lukas oli must kiirem päris palju ja siis ma olin Lukasega samas grupis esimeses, siis ma olin suht kindel, et tee, mis ma teen, ma saan A-finaali aga ma saan mingi 7. või 8. Aga huvitaval kombel rada ei kuivanud ära, täpselt kuni kvali lõpuni püsis, et siin kuidagi selline niiskus oli peal ja see töötas väga hästi, et olin tähti üllatunud, aga jälle iga päev õpid midagi uut ja eks siin betooni peal ongi asjad veits teistmoodi kui asfaldi peal, et see betoon on nii sile, et see vesi väga kuhugi ei lähe, kuigi siin tuul puhub, siis kuidagi hoidis see niiskust, nii et läks hästi. No siin uue õppimisest, et tänase üheks märksõnaks oli kindlasti see, et väga selline suur noorte pealetung, et kuidas see sinu perspektiivist on, et on omamoodi päris lahe vaadata, et näiteks, et mõni nendest sõitjatest, kui kevad näiteks Ille Rürgensoni kardikoolis nagu väga ei saanudki aru, kus on maa ja taevas ja nüüd nagu väga konkurentsivõimeliselt liiguvad. Ja see oli lahe, enamik radel meil on kaalud, et siis see on nagu võrdne, aga siin näiteks sai, aga see märk vali nagu võrdsustas selle ära, aga samas lõpuks etapi võita võitis kvali ka, nii et selles suhtes ülikõva, et siin on see midagi parata. Ja ka esimene hiit ma teadsin, et mu ainus võimalus nagu rünnata on käinud paar kurvi, kui nagu läheb võib-olla aega, et harjuda seda kuiva rajaga. Ja läkski aega, ta tegi vigu, aga ma tegin ka paar viga ja siis ma ei saanud ja siis sinna see läks ja läks minema, nii et seal ei saa midagi. Ja siis finaal ka samamoodi lasin salveti möödas, ma tegin esimene ring paar viga ja siis terve sõitjana vähem pidin kaitsma ja taha vaatama, mis oli väga pingeline ja korra saadi mööda, siis sain mööda ja lõpus ka siis üritati minust vägivaldselt mööda minna, aga õnneks see märgati ära, nii et aga ülikõva võidusõit oli, et tegelikult siin rajal väga puhtalt nagu klassikaliselt mööda ei saa, aga kuidagi ikkagi saab, et siin ikka oma strateegiad on ja peab hoopis teistmoodi, see on umbes nagu tänavarada kuskil vormiliselt, sa pead nagu täiega täpselt sõitma ja pingutama, et see trajektoor oleks õige ja peab kogu aeg keskenduma, ei saa nagu suvat lihtsalt voolida, nii et jällegi väga teistmoodi, aga tulemusega olen väga rahul. No selle voolimise teemalt, et sul oli Hugoga oli korralik lahing ja see oli just see hetk, et tundus vist, et selle kardiga Hugo oli nagu puhtas kiiruses, oleks su teest ära läinud, et ma nägin, et nüüd see 2 kurvi enne seda sirget, et see sinu manööver, see oli täiesti reeglitepärane, aga sellest õhkus seda, et sa vist ise ka teadsid, et kui sa seal ei lähe, siis on läinud. See oli jah, ta läks must mööda ja põhimõtteliselt ma juba siis mõtlesin oma trajektoor, et saaks sellest ülejärgmine kurv sinna sisse. Oleks ta katnud, siis ma poleks saanud ja ta oleks tõesti läinud tõenäoliselt. Aga sain ja võtsin ja ei andnud ära. Ei andnud ära, täpselt nagu sa juba enne ka ütlesid. Ja nüüd hooaja finaale Aravetel nüüd juba tegelikult vähem kui nädala kaugusel. Et millise vaibiga sa sinna peale lähed, et ega vist nii-öelda parim kaitse on rünne? Üli chill, nagu seal sinna ma ei pea trenni minema tegema, seal juba olen etappe sõetud ja on etappe ka võidetud, nii vähe kui ma sinna võitnud olen, on ka seal seda tehtud, nii et ülitsill, ükskõik mis vimkasi tulla võib, mis pidi sõita või mis peaalas pidi või märjaga kuivaga, kõik on kontrolli all, nii et kui just midagi hull ei juhtu, mida tavaliselt ei juhtu, siis aga peab pingutama ikka, eks see kogu selle edu võti on see, et ei tohi korraks lõdvaks lasta, peab järjest pingutama, nii et kavatsen pingutada, aga ei muretsen. No selline zen chill vibe hooaja lõpikuks meie liidri poolt on väga kena. Aitäh, Risto, ja palju õnne selle veel kord. Aravetel näeme. Nii, ja meie Laagri GP teine koht, Kristjan, selline hooaeg 2 pooles võib-olla, et kuna siin hooaja alguses ei olnud selge, et kui palju karikasarjaga kattub või mitte, et siis nagu mõni jäi vahele. Tegelikult iseenesest seda poodiumi ja etapivõidu vormi on küll olnud, et mis nüüd, et
täna tuli teine koht, et millise motivatsiooniga sa Aravetele lähened, et mis sul selline enda eesmärk on? No hetkel on ka 3. koht täitsa võimalik, sest Romi täna väga palju punkte ei saanud ju ja eks näha muidugi need eelmised võitsid ka eelmine aasta, et Romil läks seal üsna hästi Aravetel, et eks seal peab seda õnne olema ja et hetkel ma ütleks, et kõik on võimalik, et eks me näe, jah. No tänases sõidus oli Keniga korralik lahing, terve sõidu kestis. Kuidas see sinu perspektiivist oli, et lootsid natuke sellele, et Ken väsib lõpus ära ka? No natukene ilmselt küll, jah, ta tegi vigu, aga mul on liiga palju kaalu selle jaoks, et siin kuskil kurvidest välja tulles kõrvalegi saada, et seal tegi vigu ja oli mul võimalusi, aga ikkagi tal kurvidest ta tuli nii palju paremini välja, et ma päris järgi ei saanud või mööda ei saanud, reaalselt võimalust ei tekkinud, et korra oli seal eelviimases kurvis sõitis vastu rehvi, aga ma olin tal tol hetkel nii tagamapris kinni, et see võttis minu ka välja ja siis jäi see võimalus ka kasutamata. Aga Risto võimaluse kasutasid ilusti ära, et kas see tuli tundus nagu, et Risto andis nagu natuke kergelt ära? No jaa, ta siit pikale sirgele minnes, siis tal oli kehv väljumine ja ma sain palju paremini ja siis sirge pealt läks natuke väljapoole ka ja siis ma mõtlesin, okei, no selge, siis ma kasutan võimaluse ära ja lähen sellest poolt mööda lihtsalt. Ja oligi kogu lugu. Kuidas sul Unibeti raja suhtes muidu üldse nagu tunded on, et mõnedele nagu just väga meeldib selline väike tänavaraja laadne nähtus, mõnede arust on see nagu ikka ei ole võrreldav nende suurte laugete radadega. Kuidas ise suhtud sellesse rajasse? No ta on siuke väga tore tehniline, et muidugi lemmikrada on lange, eks ju, et kaardikeskustel on järgmine etapp on seal, nagu seal on hetkel suuremad loosed, aga siin mul on ka väga hästi läinud, et eelmine aasta võitsin selle etapi ära ja kaardikeskustel võitsin see aasta selle etapi ära ja nüüd oma kaalugrupis võitsin ka ära, ütleme nii. No igal juhul Aravetel jälle kaaludega ja oled väga hea on kuulda, et oled kindlalt võtnud ikkagi esikolmiku endale sihiks ja kindla peale siin oli väike intsident meil taga ja kindla peale sa segad kaarte ka ilusti ja palju õnne sulle, mees. Nii, Ken tuli siin poodiumi peale, et natuke pikkustega oleks võrdsem mäng. Ja meeletult hea on alati näha meie sarjas uusi võitjaid ja üldse uusi nägusid ja väga värsket verd igal juhul. Et Ken, palju õnne sulle! Aitäh! Kuidas see sõit sinu perspektiivist oli, et pidid terve võistluse meie sarja valitsevat meistrit Kristjan Salvetit selja taga hoidma, et oli olukord kontrolli all, olid mõned napid hetked? Ja olid küll napid hetked. Kas tundsid, et vabas vees oleks Kristjan kiirem olnud või pigem olite nagu sellises võrdses tempos? Ei, Kristjan oleks kiirem olnud. Nii et puhas töövõit on tänane etapi võit. Kuidas kvalifikatsioonis läks ka kaunis hästi, kuidas nendes muutuvates oludes seda rada sõita oli, et kas sulle meeldis rohkem kuivaga või sellistes kuivavates oludes? Kuivaga meeldis rohkem. Kas kui jõuame ka siis hiitideni. Hiitides vist oli ka küllaltki straightforward, et ei olnud mingeid suuri momente, et vist terve päeva jooksul? Ja ei olnud küll momente. Ja Ken räägi, et tegelikult siin olite täna näiteks, et õde Miia oli U14 arvestus 3. kohal, et selline lahe pereduo, et meil on isegi 2 õe ja venna duot, et räägi võib-olla, et kui kaua te õega olete sõitnud või kui kaua sa üldse ise oled karti sõitnud? No ma alustasin eelmine aasta talendides ja siis ma hakkasin Aravetes mul läks juba hästi ja siis ma olengi nüüd poodiumitel. Oledki poodiumitel, no seda on näha ja enesekindlalt. Ja siis kui kaua õde on sõitnud? Õde on sama palju nagu mina. Nii et selline lahe duo ja siis omavahel käib ka selline võistlemine kogu aeg, jah? Jaa.
ja kas on plaanis, meil on nädala pärast Aravetel hooaja viimane etapp, et on plaanis sinna ka tulla? Ja siis ma eeldan, et alla poodiumi ei lepi? Ei lepi, tahaks ikka poodiumil olla. Ja kuidas sul kardisõiduga üldse on, et et nüüd liiga kaua ei ole sellega tegelenud, et mis selle kardisõidu puhul üldse nagu meeldib, et täna on selline lahe päev siin Unibeti katusel, et mida sa armastad kardisõidu puhul kõige rohkem? Kiirust. No Ken, seda sul ilmselgelt on. Palju õnne võidu eest, oli suurepärane esitus. Aitäh sulle! Igastahes, Laagri GP on tehtud, selline imelik tunne on praegu tegelikult, sest tegelikult väga mõnus lahe etapp, väga unikaalsel rajal. Võiks nagu niimoodi chillida, aga samas on lihtsalt selline tunne, et juba mõtled selle Aravete hooaja finaale peale. Aga minu jaoks täna võistlusraja koha pealt üks lemmikasju oli see, et nii palju uusi nägusid, noored tulid peale ja nii palju tüdrukuid, kes väga ägedalt sõitsid, et Keter näiteks B-finaali võitja Miia Trupa U14 esikolmikus. Jube äge seda näha, et tüdrukud on õde ja vend ja meil olid 2 õe ja venna duot täna siin isegi. Nii et just seda on äge näha, et tüdrukud tulevad ka ja näitavad musklit ja nii peabki. Et head vaibid. Just, et nõustun Hardiga, et äge oli nagu näha, et sellised väiksed poisid-tüdrukud ikka väga võistlusimulikud ja nad on isegi oma vanusest mõtlemisega natuke ees. Ma siin talendid rajale 2. kohaga rääkisin juttu ja Kutt ütles, et ta ei ole veel võistluskardiga sõitnud, aga vaatame, äkki kunagi hakkan. Aga selles mõttes küsisin talt, et kas sa õpid kogu aeg juurde, et olla parem ja nii. Ütles, ja vahest isegi panen natuke üle. Ja siis teine Kutt ka ütles, et ei, see mees on väga hea ja et äge oli neid väikseid täna just vaadata, et jah, see annabki aimu, et tuleb selline noortematele suunatud klassis järgmine aasta ka teha, kus võib-olla siis saab see arv suureneda, et nad tuleks võistlema ja äkki me suudame oma koostööd niimoodi paika panna, et võimaldada siis neile kas või võistluskaardi test, et vaatame, kuhu teed viivad. Maailm on valla, unistame. Unibeti GP, jõhker, alustasin vihmas, nüüd päike paistab. Mulle meeldib kõige rohkem see, et see oli meie kui tiimi jaoks üks väga suur edasiminek, sest terve hooaeg, mis meil on olnud, nüüd on nagu meil pilt selge, mida me tahame ka järgmine hooaeg teha ja juba on mõtted ka 2025 aasta peal. Aga kõige suurem põnevus muidugi. Hooaja grand finaale Aravete GP 7. september. Oh my god, Arter alla kukku. Aga igal juhul, aitäh kõigile, kes tulid, aitäh toetajatele, sponsoritele, aitäh Corner 1 tiimile, aitäh Sandrile, aitäh Unibetile, aitäh kõikidele osalejatele.